teist maailmasõda sõjakurjategijate üle mõistetud kohtuprotsessil Nürnbergis astus tunnistajana üles ka üks mees, kes oli mõnda aega elanud Vilniuse juudi kalmistu ühes hauas. See oli tema ainsaks pelgupaigaks koos mitme teise saatusekaaslasega, kes olid gaasikambritest pääsenud. Ja sel ajal kirjutas ta luuletusi ning üks neist kirjeldas lapse sündi. Ühes hauas tema läheduses sünnitas noor naine poja. Abiks sünnitusel oli 80-aastane surnumatja. Kui vastsündinud laps tegi esimesi häälitsusi, palvetas vana mees. Suur Jumal, kas oled lõpuks ometi saatnud meile Messia? Sest kes muu kui ainult Messias ise võiks tulla ilmale hauast? 3 päeva hiljem nägi mees, kuidas ema jootis last pisaratega, sest tal ei olnud piima anda. Tõenäoliselt laps suri. Teoloog Paul Tillich, kes selle loo jutustab, ütleb, et me oleme kristlastena muutunud ülestõusmise püha ja suure nädala sündmuste suhtes liiga tundetuteks. Ja ei tunneta enam seda pinget, mis on ka meie usutunnistuses, kui me ütleme Kristuse kohta, et on kannatanud, ta on surnud ja maha maetud ja 3. päeval üles tõusnud surnuist. Ülestõusmussündmus vahel kipub muutuma meie jaoks selliseks loomulikuks, iseenesest mõistetavaks happy endiks. Teisiti ei saagi olla, loomulikult tõuseb ta üles. Kui tolle vana juudi mehe sedastus sellest lõpmatu lootusetus paigas, ainult Jumal võib siin veel elu esile tuua, ainult Messias saab sellises kohas sündida, näitab ka millises olukorras võisid olla Jeesuse jüngrid tollel paasapühal. Kõik on lõppenud, läbi. Õpetaja on surnud, õpetaja on maha maetud, haud on kinni pitseeritud, väljapääsu enam ei ole. Keegi ei arvesta enam sellega, et siin võiks midagi muutuda. Ega siis hauas sünnitata, ega siis surnud elavaks saa. Ja seda suurem oli naiste ehmatus, kui nad leidsid tühja haua. Me mõistame, et nad tõesti ei saanud sinna lihtsalt niisama seisma jääda, vaid pidid minema ja sellest teistele teatama ja kuulutama. Kas tõesti on Messias saanud nähtavaks? Kas tõesti Jeesus oligi Kristus? Kas tõesti temast tõepoolest Jumal oli kohal? Meil ei ole põhjust arvata, et Jeesuse eluajal väga paljud selles väga veendunud olid. Aga tühja haua leidmine ja sõnum ülestõusmisest kinkis selle veendumuse. Ja siin ei saanud enam jüngrid vaikida. Ja sellest saadik ei ole saanud enam ristirahvas vaikida, vaid on läinud üle maailma kuulutama seda sõnumit. Võime öelda, et Risti kirik on sündinud tühjas hauas. Selle meeleheite ja pettumuse keskel järsku kõik muutub, kõik saab teiseks. Kurbuse asemele tuleb rõõm, põnev rõõm. Mis veel juhtub, mis veel on võimalik, mis veel saab sündida? Need naised, kes leidsid tühja haua, on meile tõelised kristlase eeskujud. Võime mõelda ennast nende kõrvale. See ei ole ju meile väga raske nendega kaasa kõndida korraks seda hommikust teekonda. Me oskame väga hästi ette kujutada, kuidas kalli inimese, väga traagilise, julma ja ebaõiglase ja meile tundub mõttetu surma järel hauale läheme.
2 päeva on alles mööda saanud sellest jõuetust, leinas, masenduses, haua ääres seismisest. jah, päike on tõusnud, uus päev on alanud, kuid sel päeval pole meile kinkida enam midagi muud, kui veel kord läbi elada seda leina, seda valu, veel kord lasta peast läbi kõik need rasked viimase tunni mõtted koos oma lähedasega ja ikka vasaardamas seesama vastuseta küsimus, miks ometi? Me teame, kuidas leinav ema läheb ikka uuesti ja uuesti oma lapse hauale tagasi, sest selles nii tugevas leinas tunduvad kõik muud teed tol hetkel mõttetud. aga kuhu siis veel minna? abikaasa leiab end üha uuesti ja uuesti kalmistult. hoolimata sellest, et kõik ümberringi kinnitavad, no katsu nüüd oma eluga edasi minna, suhtle teiste inimestega ka, mis sa seal kalmistul kogu aeg nukrutsed. aga ühtegi teist mõttekamat teed tol hetkel ei ole. ja just nii samamoodi lähevad need naised sel hommikul hauale. kas nad peavad sinna minema? ei, nad tahavad sinna minna, sest see on ainus minek, mis tundub neile tol hetkel tähendusrikas. Pole eelmise päeva, sabatipäeva vältel on nad oodanud seda minekut, toonaste tavade järgi seal selles paigas ei tohtinud sabatipäeval, hingamispäeval hauale minna, kalmistule minna. aga nüüd nad lähevad ja väga kurvalt lähevad. kas me aga suudame ka ette kujutada seda muutust, mis neis järsku toimub, mis seal hauas aset leiab, mis kõik saab järsku teiseks? see väga intensiivne lein ja valu saab järsku sama intensiivseks rõõmuks ja hõiskamiseks. Nad avastavad, kõik on hoopis teisiti, kui nad arvasid. Nad arvasid juba teadvat, mis neid ees ootab. lootusetus ja valu, kõik uuesti läbi mängida, aga ei. hoopis mingi teine tee asetatakse nende ette ja nad saavad edasi kõndida hoopis mingit teist rada, kui see, mida nad arvasid, et neil tuleb kõndida. Leina ei ole enam, surma ei ole enam. selles on ülestõusmispüha suur paradoks. Inimesed kõnnivad oma mõistmist mööda koos nende hommikuste naistega ja siis antakse hoopis teistsugune mõistmine. Jumal tuleb ja sekkub. Ja nii on alati, kes kõnnivad ülestõusmisusus. Ilma ülestõusmissõnumita oskame elada vaid oma inimliku lihtsa loogika järgi, mis nii sageli näitab meile rohkem pimedust kui valgust, rohkem suletust kui avatust, rohkem ummikteid kui lahendusi. Ülestõusnuga kohtudes ja seda sõnumit Jeesus elab tõsiselt võttes, hakkame aga nägema jumalikku loogikat ja seda, kuidas valgus peletab alati pimeduse ja elu ületab alati surma. Kui ristiusk sündis tühjas hauas, siis just selle usuna, mis peab tegema meid uueks, meie mõistmist, meie nägemist, meie arusaamist ja ka meie teed. Me käiksime ühte teistsugust rada, eluteed surmatee asemel. Hauas surrakse ja ollakse surnud, kuid see ülestõusmise hommiku uus mõistmine ütleb, ka hauas võib sündida elu. Nii on ülestõusmine uus loodu, uus olemine, uus tegelikkus. Kui alustasime selle Paul Tillichi jagatud looga, siis lõpetame ka tema sõnadega, kui ta ütleb. Ülestõusmine teostub täna või mitte üldse. Ta saab teoks meis ja meie ümber, meie hinges ja ajaloos, looduses
ja universumis. Kristlus ei kuuluta kristlust, vaid uut olemist, uut tegelikkust. Uus lood on ilmunud, ta ilmub ikka ja jälle. Ta on ühtaegu varjatud ning avalik, ühtaegu seal ja siin. Võtke ta vastu, tungige temasse, laske end temast haarata. Sest surnud ja hauda maetud Kristus on üles tõusnud, tõesti ta on üles tõusnud. Aamen.